Nagu te hästi teate, on Iisrael viimased 3 aastat olnud sõjas mitmel rindel, kuid üks neist, mida võib-olla on vähem kajastatud või isegi avalikult arutatud, on Läänekallas. Nüüd on Iisraeli kaitsevägi hiljuti suurendanud oma kohalolekut nendel aladel, kuid julgeolekujõudude hiljutine avastus šokeeris võimukandjaid, kuigi tegelikult ei tohiks see üldse üllatav olla. Terrorirünnakuteks kavandatud tunnel, mis ühendab Läänekallast Jeruusalemmaga. Ja meie I24 News ingliskeelne reporter Mattias Ingbar sai koos armeega loa sinna minna ja viib meid kohale. Jõuame Azaria külla piiripolitsei sõidukiga. Oleme Jeruusalemma äärelinnas, otse Maale Adumini piirkonna kõrval. Kfar-Azagim, Kfar-Azaria turvabarjäär on meist vaid mõne meetri kaugusel, mis tähendab, et selle tunneli sissepääs asub otse meie jalge all. Miski polnud neid ohvitsere ette valmistanud selle sügava tunneli avastamiseks, mis oli kaevatud nii lähedale turvatarale, mille algselt ehitati 2000-ndatel, et peatada enesetapurünnakute laine teise intifada ajal. See on turvataras ja vaid 70 meetri kaugusel meist on tunneli sissepääs. Täpselt nii. See on umbes 70 meetrit tõkest tunnelini. Tunnel ise on 20–40 meetrit pikk. Me avastasime selle, kui see oli alles ehituse algfaasis. Me kõnnime mõned 10 meetrid enne, kui täielikult mõistame, mis sügaval maa all toimub. Nii et otse meie jalgade all, just siin, on tunnel. Jaa, see on tunnel. Kas sa saad aru, mida see tähendab? Muidugi, see tähendab, et peame tugevdama avalikkuse turvatunnet. Me mõistame täielikult, et tegemist on väga tõsise juhtumiga. See ongi selle tunneli sissepääs esimene, mille politseinikud kunagi Juudamaa ja Samaaria ning pealinna vahel avastasid. Jerusalem. Alguses tahtsid politseinikud ala puhastada, et veenduda, et otsest ohtu pole. Sissepääs on äärmiselt kitsas. Laed on madalad. Meie taga on haigutav auk. Selle materjali filmisid esimesed ametnikud, kes struktuuri avastasid. Õõnsused on otse kivisse uuristatud. Seest leiti tolmumaskid, 10 veepudeleid ja kivisse lõigatud ajutised astmed. Süüdlased ei jõudnud oma varustust ära viia. Siit jaguneb tunnel 8 eraldi šahtiks, 8 erinevaks teeks ja jätkub kuni punktini, kus me selle peatasime. Siin lõpeb tunnel, või õigemini see avastati just õigel ajal. See on esimene tunnel, mille meie väed selles sektoris turvabarjääri lähedal avastasid. Jätkame siin Jeruusalemma ümbruses barjääri lähedal maastiku kontrollimist, et teha kindlaks, kas selles piirkonnas on veel selliseid tunneleid. Kes võiks selle taga olla? Uurimine käib ja võimud hoiavad kõik võimalused laual, alates kriminaalsest taustast kuni terrorismini. Me ei välista ühtegi hüpoteesi. See võib sama hästi olla seotud kuritegevusega kui terrorismiga. Lõppkokkuvõttes vaatleme tunnelit, mis oli ehitamisel, kuid oli peaaegu jõudmas turvatõkke alla ja tungimas Iisraeli territooriumile. Me ei tohi hirmule alla anda. Me oleme siin, et kaitsta tsiviilisikuid. Mingis mõttes oleme Jeruusalemma kaitsekilp, mis valvab pealinna piire. Juba ainuüksi see, et me avastasime selle tunneli õigel ajal, muudab meie taktikalist lähenemist piirkonnale. Nii et me lahkume sellest tunnelist. Politseinikud tegutsevad eeldusel, et neid oli rohkem, et kogu piirkonnas oli veel tunneleid. Aga just sellepärast nad ongi siin, et tagada ja kindlustada Iisraeli kodanike turvalisus. Kui tunnel oli kindlustatud, kutsuti sündmuskohale politsei kriminalistikaüksused, et analüüsida paika ja kokku panna selle ajalugu. See paik on tegelikult iidne matmiskoobas, Azaimi kontrollpunkti lähedal. Me avastasime, et seal on toimunud hiljutist tegevust, tööd, mida varem ei olnud. Me ei saa rohkem üksikasju avaldada, kuna uurimine käib. Küll aga võime kinnitada, et sündmuskohalt konfiskeeriti tööriistu. Nii käsitööriistu kui ka elektritööriistu. Nii et me ei räägi rasketest masinatest ega ekskavaatoritest, vaid pigem traditsioonilistest tööriistadest. See viitab pikale ja vaevarikkale operatsioonile. Neil oli olemas kõik vajalik pikemaks maa all viibimiseks, mis tähendab, et nad käisid harva pinnale tagasi. On võimatu täpselt teada, kui kaua väljakaevamine aega võttis, kuid leidude põhjal kestis see tõenäoliselt viimased paar nädalat, kui mitte kuid.
nüüd on selge, et tunnelite oht on täiendav oht, mida ei saa illegaalsete töötajate sisseimbumise kõrval tähelepanuta jätta. Aga piiripolitsei on järjekindel. Just ööpäevaringne valve võimaldas neil selle tunneli õigel ajal avastada.